Ilon Viklandi elus on kohver olnud väga märgilise tähtsusega ja seetõttu me juubeliaastat ette valmistades kohe mõtlesime, et tuleks luua selline interaktiivne muuseumitund Imedemaa kohvris ja külastada kõige kaugemaid maakondi, kust lapsed ei ole meieni veel Imedemaale jõudnud. Aga peagi oli mitu takistust ees, et kuidas täpselt ja kuhu ja kõige tähtsam, kes meist hakkab muuseumitunde tegema. Aga õnneks samal ajal küpses kohver näituse ideega Eesti Lastekirjanduse Keskusel ja nii me siis oma jõud ka ühendasime. Iloni looming on äärmiselt inspireeriv ja me tahtsime, et selle näituse käigus saaksid lapsed tema loominguga tutvudes võimalikult palju ka ise käed külge lüüa või siis ka oma mõtteid välja öelda. Nii on näiteks, et kui tema raamatus on juttu sellest, kuidas ta lustib ema riidekapist riideid proovides, siis seda sama saab näitusel laps kogeda, kui poetab lahti kohvri ja võtab sealt kübara välja ja paneb selga kleidi. Kui Iloni raamatus on juttu sõjaajast ja sellest, et kuidas tema parimad sõbrad küüditati Siberisse, siis lapsed saavad rääkida oma perede lugusid, kuidas on ajalugu nende peresid puudutanud. Oma tööprotsessi selle näituse kujundamise jaoks alustasin ma kõigepealt raamatute lugemisega. Raamatud Iloni eluloost ja siis omakorda need raamatud, mida Ilon on illustreerinud. Ja siis sellele järgnes visandite tegemine, kavandid, värvikavandid. Näiteks esimene kohver, mis räägib Iloni ajast Tallinnas, selle kohvri selline valge murtud kollane toon tulenes sellest, et kohvri välisküljele on kleebitud siis fotod Iloni lapsepõlvest ja Tallinna ajast ja värvikammas siis tuleneski vanade fotode värvikammast. Ja näiteks see kollane kohver, see on inspireeritud Iloni kollasest vineerkohvrist ja omakorda sellest õnnelikust Haapsalu ajast. Selline rõõmus ja helge ja samas sinna perioodi jäi ka see küüditamise aeg ja selle võtab kokku siis kohvris olev väike must karp, selline väike sünge aeg selles ajas. Ja roheline kohver ehk siis Ilon ja loomad, see roheline värv tuleneb, on inspireeritud sellest raamatust Kullake. Mõtlesin, et seal kohvris võiks olla seesama kullake, see väike kass. Ja siis, kui ma selle kullakese valmis sain ja see juhtus olema seal Lastekirjanduse Keskuses, kus ma seda näitust teostasin ja hommikul, kui maja töötaja tööle tuli, siis ta esialgu ehmatas ära, et kass on majas. Nii päris oli ta. Siis lõpuks saabus ka minu töölõik. Ma pidin kirjutama iga kohvri teemast lähtudes lühikese loo, mis aitaks inimesel, kes kohvernäitusega laste ette tundi tegema läheb, selle tunniga niimoodi läbi viia, et ta ei pea põhjalikult Iloni elu ja loomingut tundma õppima. Igas tunnis ma sain arvestada publikuga, publiku vanusega, publiku huvidega. Kõige pisematega me muidugi hakkasime nunnutama kullakest ja rääkima loomadest Iloni elus ja loomingus. 4.–5. klassi lapsed sukeldusid hea meelega ennustusmängudesse, otsiti innukalt sammelit pimesi ühest loomakotist. Eelteismelistega sai kõrvuti Iloni eluga räägitud Eesti ajaloost. Täiskasvanutele pakkus rohkem huvi Iloni pereelu, peresuhted, aga igas vanuseastmes töötas see kohvri avamise fenomen. Kõigil olid näod nagu jõuluõhtul. Vaadates praegu neid numbreid, üle 8500 osaleja, siis meie üksi seda tehes ei oleks elu sees jõudnud sellise tulemuseni.
selle näituse lood puudutavad kõiki nii kuulajaid kui vaatajaid, aga kindlasti ka kõiki neid raamatukogude töötajaid, kes seda näitust teistele tutvustavad. See oli üldse selline väga helge ja rõõmus koostööprojekt kõigi osalistega. Ja siinkohal tahaksin ma veel kord tänada Annelit, Kristat, Kaiet ja muidugi kõiki raamatukogu töötajaid üle Eesti. Suur-suur aitäh teile!